järgmisena saabki sõna Johannes ja Joosep Aaviku Majamuuseumi arendaja ja ühtlasi ka ma vist ei eksi, kui ütlen Saaremaa Ühisgümnaasiumi emakeele õpetaja. Eksid ja ma olen Saaremaa Riigigümnaasiumile kirjutanud saarluse kui paigaidentiteedi kursuse, saarluse kompass, nii et olen lähedalt seotud, aga seda austavat tiitlit kuidagi ei ole ära teeninud. No ikka õpetaja. Jah, õpetaja, see on täiesti õige ja kindlasti suur eesti keele sõber. Kuigi olen inglise filoloog. Vaatame siis, mida tänapäeva saarlased ja saaremaalased arvavad Aaviku sõnadest ja milline paistab ülilahe kool või lahe kool või ülikool. Jaa, et toon teile siis kõigepealt ülelahe tervitused. Täna hommikul kell 6 esimese bussiga Kuressaarest asusin teele ja terit teitele. Loodan, et see on arusaadav, see on Saaremaa murdes tervitus. Et kuigi olen ise kahjuks tallinlane, siis püüan olla tubli saaremaalane, et saarlaseks end nimetada ei tohi, kuigi varsti saab 2 tosinat Saaremaal elatud ja töötatud. Nii, aga siis olen seotud Johannes Aavikuga mitmel moel, olen Johannes ja Joosep Aaviku Majamuuseumi arendaja, selle ainus töötaja, õpetan ka Tartu kunstikoolis ja näitangi teile täna pilte töödest, mis me õpilastega sõnailmast ja Johannes Aaviku sõnadest oleme teinud. Olen 1 aasta olnud ka Swedbanki asutatud Targa tuleviku fondi nõukogu liige ja üks mu hiljutisi taipamisi oli see, et palju uuenduslikku haridusse saab üle võtta mujalt maailmast, kuid eestikeelset haridust tuleb meil toetada endal, et loodan, et saan ka sellele õlga alla panna selle fondi kaudu. Saaremaailm on MTÜ, siis, mille kaudu on kõige suurem töö olnud Saaremaa Riigigümnaasiumile saarluse kui paigaidentiteedi kursuse loomine ja seda siis kõik esimese aasta gümnasistid läbivad ja mul on ka teine MTÜ Peanupp, millega ma teen selliseid loovuse ja kujutlusvõime alaseid õppematerjale, et esimene sirgeldusraamat lastele, ma loodan, tuleb raamatuaasta puhul välja, ja selline ma siis olen 2 väärika härrasmehe seltsis Kuressaare südames, pisikeses majas, suure aia keskel. See tundub küll selline mustvalge, aga elu on palju värvikam ja panen teid kohe proovile. Nii, keskenduge. See Johannes Aaviku tehissõna, kunstsõna saab käesoleval aastal 115-aastaseks. Ja Peep ja Silvi ei tohi vastata, ma arvan, nemad teavad, mida see tähendab, aga teistelt küsin, mida see sõna tähendab, kas on aru saada? Julgelt, oleme aktiivsed õpilased. Võib pakkuda, sest vihje on selles sõnas sees. Palun. Kuidas? Lambaid kutsuma. Väga huvitav pakkumine. Veel pakkuge. Ringlema. Mul on tunne, me peame selle õpilasega korra veel maha istuma ja arutama, mis on nende 2 R-i sees. Silm, just. Ja tirutama tähendab ainiti
tardunud pilgul jõllitama, vaatama. Ja see on üks ülesandeid, mille ma tegin Kuressaare Ametikooli disaini suunas kujundusgraafika täiskasvanud õpilastega, ehk igaüks valis siis Antoine Chalvani hiljuti siis tänu Johannes Aaviku seltsile eesti keelde tõlgitud teose tagant ühe sõna ja püüdis selle kujundada nii, et selle tähendus oleks sõnakujundusest aru saada. Teised said palju varem õigesti aru, kui ma seda Facebookis näitasin. Aga tirrutama. Nii et tirrutage hoolega, sest ma näitan ainult pilte ja piltidelt, mul on väike spikker ka siin, ja piltide kaudu siis viingi teid väikesele ekskursioonile, kuidas ma ideeloome õpetajana, minu amet ongi olla ideeloome õpetaja, kuidas leida häid ideid, milleks tahes, kuidas ma sõnu, sealhulgas Johannes Aaviku sõnu, aga ka muid õppetöös kasutan. Aga kuidas üldse saada tänapäeva noor, 16-aastane noor, kus me elame ju teadagi, kus kiirelt vahelduvate piltide, ekraanide, telefonide, tahvlite ajastus, kuidas panna noored sõnu märkama? Mina elan sellisel tänaval, mille lähedal on Kaste tänav ja ülesanded proovin ma enamasti enda peal ise läbi. Nii et ma jalutasin koos oma kaasaga ja mõlemad mõtlesime, et kui me näeme sõna Kaste, siis mis meil sellega seostub? Minul seostus sellega muidugi, kuidas me Kaste heinas põlvini, aga minu mehel tuli ainult üks vaste, hakkliha Kaste. Nimelt kõht oli tühi ja ärge kartke, ma ei läinud tänavasiltide kallale, need on telefoniga tehtud, need lisasildid lisatud, aga see ülesanne tundus võiks kõnetada noori ja Tartu Kunstikoolis eelmisel kevadel sattus mulle selline tore luulesõbralik grupp, kes tõesti luges luuletusi ja palusin neil vaadata Karlova linnaosa tänavasilte mitte kui funktsionaalseid teed juhatavaid märke, vaid kui luuletustest ja lauludest tänavale pudenenud sõnu. Ja ma ei tea, olete sellele mõelnud, et Eesti tänavanimed on imearmsad, imepoeetilised. Ma tabasin seda Pariisis, kus Johannes Aavik 100 aastat tagasi käis. Pariisis on tänavanimed 4. oktoobri revolutsiooni tänav, Bourget tänav ja nii edasi. Ja ma ütlesin seda ka pariislastele, aga teate, meil Eestis on tänavanimed õnne, kevade, kuu. Me olime vastastikku meeldivalt üllatunud. Ja tõesti, Karlovas on õnne tänav ja õpilased tulid heal meelel selle ülesandega kaasa, nii et leidsid ühe noorema põlvkonna kirjanik, luuletaja, kas õnne ka võib võtta võlgu. Ja tekitasid sellised luuleread Karlova tänava nurkadele ja kuna nemad on professionaalsed kujundusgraafikud, siis tulid meile varsti kõned, inimesed helistasid. Tänavanurkadelt, see oli aasta, kui Tartu oli ellujäämise pealinn, kultuuri pealinn ja sai see sõnum edastatud, et kui keegi tõesti sooviks, et Karlova linnaosa täituks sellise kultuurikihiga, siis võib Tartu Kunstikooli õpilaste poole pöörduda. Nii, aga tagasi Kuressaarde. Üks asi on siis märgata sõna, teine mõelda ka lugudele ja selle tänava nurga taga elan mina ise Transvaali tänaval, mis on üks Eesti huvitavamaid tänavanimesid, aga jällegi, kuidas saada õpilasi vaatama kaugemale kui telefon, vaatama enda ümber, liikuma klassist välja,
mõtestama seda, mida liikudes näed. Nii et jällegi August Kitzberg tõesti Kuressaares just sellel tänaval peatus ja ise tegin selle, kõik usun, saavad aru, see on libahunt, tegin sellise hundi pea sinna juurde. Jällegi, et õpilasi inspireerida, tänapäeva õpilased pikki juhendeid lugeda ei taha, kuid sellise pildi najal saavad nad aru, milline on ülesanne ja lähevad teele. Nii, mida on veel võimalik sellise tänava nime, tänavatel meid kõnetavate sõnade ka koolis teha? Kuressaares on Liidia Koidula tänavaga läinud selles mõttes valesti, et tema nime kannab tänav, kus Liidia Koidula võib-olla käis, aga võib-olla mitte, ta peatus mujal, kui ta Kuressaares tervist parandas. Aga olen õpilastele pakkunud ka võimaluse, et korrigeerida veidi linna kultuurilugu, et Liidia Koidula elas hoopis Lootsi tänav 14 aastal 1885. Ja veel, mitte ainult siis korrigeerida ka sellist kohalikku kultuurilugu tänavasildi tasandil, julgustan, mulle väga meeldib kodaniku julgustan õpilasi sõna sekka ütlema ka päevakajalistel teemadel ja usun, et te mäletate ja see ei ole siiani vaibunud sellist, kuidas öelda siis meie kirjandusloo ajaloo skandaali seoses Juhan Smuuli ja Debora Vaarandiga. Ja Kuressaares on muidugi Juhan Smuuli tänav ja kostsid ka üleskutsed, et sellist nime ei tohiks tänav kanda ja jällegi, kui kellelegi on see probleem, et on Juhan Smuuli tänav, siis paari väikese kriipsuga, see on huumor, eks ju, see on huumor, see on seisukohavõtt, kuidas on võimalik kiiresti ja ma usun, ma väga pooldan elutervet huumorit, sekkuda või sõna sekka või anda veidi uus perspektiiv või ka võib-olla naeruvääristada mõnda seisukohta ka sellise sõbraliku tögamise kaudu. Nii et aga jällegi, mul on küll Kuressaare linnapolitseiga head suhted, nad teavad, et me õpilastega käime ringi ja me teavitame ka, kui meil on mõni linnaaktsioon, aga selle ma siiski tegin ka telefonis, selle kriipsukese, et ikka Juhan Smuuli tänav on edasi. Nüüd veel, kui sellist natuke Johannes Aaviku juurde jällegi lähemale, aga jätkata selle teemaga, et võib ka ju Johannes Aavikule vastu vaielda, ta ise ju muutis oma seisukohti oma elu jooksul, ta oli ise kriitiline, tema suhtes oldi kriitilised, nii et üks ülesanne, mida ma Johannes ja Joosep Aaviku Majamuuseumi aias teen, siia on tulnud poseerima ka kajakapoeg, kes seisis pildistamise ajaks täpselt sellise postri ette. See oli siis esimesel suvel, ma töötan 2 aastat Johannes ja Joosep Aaviku Majamuuseumis. Eesti Keele Instituut lahkelt laenas meile oma välinäituse eesti keelest ja selle paneeli põhjal panen ma meie majamuuseumit väisavate õpilaste ajud ragisema ehk palun neil Johannes Aavikut ärritada ehk leiutada uusi liitsõnu. Me teame, Johannes Aavik pooldas lühikesi tübesid, ta ei olnud liitsõnasõber, aga ülesanne on siis selline, et tuleb võtta üks veekogu ja liita sellele üks Eesti lind või loom ja mõelda välja, milline ta on, mida ta sööb, kus ta elab ja seda ülesannet on teinud ka välismaalastest eesti keele õppijad. Ma ei tea, kas üks istub seal, kas oli see ülesanne? Oli. Noogutab. Nii et Johannes Aavik on väga inspireeriv, korraks hüppan ka saarluse õppematerjali. Vot see ülesanne, ma ei ole päris kursis, kui hästi see on õpilastega haakunud
ja siin on muidugi ka liitsõnad, aga ka üks võimalus on teha ka ise sõnastikke, aga selliseid piltsõnastikke ehk jalutada ringi ja luua ise sõnu, ise nimetada seda, mida me ümbruses näeme. Nii et jäämunakivi tee, seda näen ma iga kord, kui ma talvel praamiga üle lahe sõidan. Jääokkaid võib näha siis, kui vaadata oma tilkuvat räästast tagurpidi, kui hoolega jalge ette vaadata, võib näha jääsilma ja kui kõndida Põduste jõe ääres, võib näha jäälindu. Et nende ülesannete eesmärk on ka keskenduda, tähelepanu märkamine, millest ma arvan, et õppimine algab. Veel see ülesanne on samuti saarluse kompassis ja kasutan ka seda, kuna ma olen külalisõpetaja Saaremaal Malbesti keelelaagris inimestele, kelle emakeel ei ole eesti keel, siis et alustada lihtsate sirgeldustega, palun neil kirjutada Kuressaare ja kui nad on juba Kuressaarega tutvunud, siis nad märgivad, mida nad Kuressaares näinud on. Ja võib-olla üks suuremaid õpilastega koostöös tehtud töid on siis saare murdekeele vallast. Johanne Saavik ju isegi kõneles siis lapsena tõenäoliselt Pöide kihelkonna murret ja Johannes ja Joosep Paaviku Majamuuseumis käis hiljuti prantsuse dialektoloog, kes ütles, et Johanne Saaviku raamat Saaremaa keel ja kirjakeel on parim teos, mille kaudu saare murdekeelt tundma õppida. Kuigi Johanne Saaviku eesmärk on vastupidine, tuua välja murdekeele näitel, et kuidas oleks korrektne kirjakeeles rääkida. Kuigi, kui ma saan õigesti aru, ta ei olnud ju kaugeltki mitte murdekeele vastane, vastupidi, ta laenas ja tõi murdekeelest sõnu väga heal meelel ja palju. Nii et sellised bussid sõidavad juba mitmendat aastat mööda Saaremaad ringi. Ja kui veel murdekeelega jätkata, siis selle kevade üks viimaseid projekte õpilastega oli sõnasäuts. Olime Kuressaare lossipargis ja kutsusime inimesi meile külla tulema ja andma ära okeid, tšaud ja kõik muud igapäevased sõnad ja me andsime neile vastu saare murdekeelseid tervitusi, et Jüri Viikberg aitas meid, Kristiina Maripuu saarekeele grupist. Saaremaal on väga populaarne murdekeele grupp tekkinud Facebooki Saarekeel. Ise imestan ja rõõmustan, püüan õppida ja neid sõnu kasutusele võtta, need on niivõrd mahlakad, ilusad, nüansirikkad, et tegutseme keelevallas mitmel moel. Kas keegi teist käis Kirjandustänaval paar nädalat tagasi? Johannes ja Joosep Paaviku Majamuuseum oli seal siis meie Majamuuseumi aias kasvava mahoonia, põõsa, mahla ja moosiga, aga no nii pikka nime nagu mahoonia, mahl ja mahoonia moos loomulikult Johannes Aaviku nime all välja tuua ei saa, nii et olin ise vapper ja leiutasin nimed mohl ja mohoos, et Peep ja Silvi pärast kommenteerivad, kas tohtis nii. Et kas läks õigesti. Aga jällegi Kuressaare Ametikooli disainisuuna õpilane kujundas need sildid ja neid oli tore kinkida, loosida ja presidentki lasi oma pilgul neist üle libiseda. Aga nüüd tuleme Tallinna Ülikooli. See ei ole Tallinna Ülikool, kuid räägin teile ühest meie suvisest loomeresidendist, Anne Rudanovskist, kes Tartus Pallase kunstikoolis õpetab ja tema veetis 1 nädala Aavikute Majamuuseumis, ta on paberikunstnik, origami ekspert, rännanud üle maailma, uurinud paberilugu eri kultuurides ja ta on asunud pidama vestlusi suurte keelemudelitega, AI-ga, TI-ga, kuidas keegi kutsub.
ja selle nädala jooksul sisestas ta AI-sse Johannes Aaviku keelereegleid ja pidas huvitavaid vestlusi ja tegi meile töötoa. Ta õpib siin Tallinna Ülikoolis kunstiteraapiat ja mul on au olla natuke tema konsultant, ta töötab välja minu meelest väga huvitavat kunstiteraapilist õppevara ja no, kui ta oli meil loomeresidentuuris, siis kui ma Majamuuseumis käisin, leidsin ma selliseid paberloomi meie ekspositsiooni juurde tekkimas, see oli tore ja põnev, aga te näete siin Johannes Aaviku sõnu lüüme, nõnge, äive, aga näete ka sõnu säävik, tõnksima, õrnis, sõmpsama ja nüüd need sääviks, sõmpsama, õrnis on pärit Anne Rudanovski vestlustest tehisaruga. Ja mis me tegime? Tehisaru lõi selliseid sõnu, Anne oli nõudlik vestluspartner, palus täpsustada, rohkem pingutada, pani AI tõeliselt tööle ja säävik. Kuidas teile kõlab sõna säävik? Mida see võiks tähendada? AI pakkus ise tähendused ka. Aga huvi pärast, kuidas see kõlab? Mis asi võiks olla säävik? Säilitamisasi, vaatame. Säävik on pisike, õrn, olend või asi. Säävik on midagi, mille jaoks peab aeglustuma. Ja kuna Anne keel on paberivoltide keel, siis küsis ta nii, milline volt vajab praegu sosinal tehtud liigutust, et olla säävik. Ehk me kõik voltisime pärast nii Johannes Aaviku sõnu kui ka neid AI-ga loodud sõnu. Nii, sõmpsama. Milline võiks välja näha sõmpsamine? Milline liikumisviis on sõmpsamine? Sõmpsama on kergelt astuma, pehmelt sammuma. Sõmpsamine on liikumine, mis ei jäta jälgi, aga jääb meelde. Kas sinu volt sõmpsab paberi pinnal? Igaüks võib pärast, saame vestelda, saate öelda, kuidas selline sõnaloome teile tundub. Ja õrnis, siin vist on vihje tugevalt sees, see on siis õrn, pehme, tundlik. Õrnis on puudutus enne puudutust. Midagi, mis peaaegu juhtub. Kuidas voltida midagi, mis vaevu puudutab? Nii et me asusime Johannes Aaviku sõnadega ja AI loodud aaviklike sõnadega siis paberit voltima. Meid oli terve toa täis ja siin, kui ma ei eksi, väljendas keegi sõna tasakaal. Inimesed tõid väga toredaid sõnu, lapsepõlvest sõnu, saare murdekeele sõnu, võis valida ka oma sõnu. Ja Anne jätkab seda tööd siin Tallinna Ülikooli kunstiteraapia magistrantuuris ja ta ongi arendamas välja sellist voltimistehnikat, kus inimesed, kes võib-olla oma eluga, tunnetega ei ole kõige paremas tasakaalus või vahekorras, saavad niimoodi sõnu voltides, mille tähendust nad ei tea, kuidagi võib olla parema kontakti iseenda ümbritseva maailma teiste inimestega. Nii, et see oli Aavikust ja aga nüüd tuleb üllatus AI-st. Osa teist on näinud, aga osa mitte. Aasta tagasi, kui tuli Johannes ja Joosep Aaviku Majamuuseumi Tallinna turismimessil tutvustada, mõtlesime, mis see võiks olla. Meil oli Saaremaa muuseumiga võimalus luua selline rakendus, kus saab võrrelda oma nägu ühe etteantud pildiga. Ja see mõte tuli üsna ruttu,
kui Johannes Aavik on kirjutanud Ruti, kus ta kirjeldab juuksekarva, ninasõõrme ja nahapoori täpsusega, milline üks ideaalnaine välja näeb, siis alustasime ülipõnevat vestlust AI-ga, sisestasime selle kirjelduse ja palusime luua Johannes Aaviku ideaalnaise pildi. Me olime kriitilised, me ei olnud nõus, sest Johannes Aavik oli ka välistanud, et tegemist ei ole kaaneiludusega ega matsaka maanaisega, nii et lõpuks me leidsime kompromissi, aga me peame tunnistama, et neid inimesi, kes sai kõrge protsendi Johannes Aaviku ideaalnaise välimusega võrreldes, oli vähe, nii et näod kippusid olema pisut pettunud, nii et vaatame, me peame juurde lisama ka need äived. Et siis võib-olla tulevad protsendid kõrgemad. Oi, see on veel minu volditud sõna jaunis, ehk Johannes Aaviku esimene tehissõna 1913. Nii, aga mu daamid ja härrad, saage tuttavaks, see on Rutt. Me tõesti lugesime, vestlesime, pinnisime, aga AI ütles, et selline oleks võinud olla pildi kujul Johannes Aaviku ideaalnaine. Nii, aga nüüd, kuidas teil tirrutamisega on? Helle Metslang pani silma vahepeal kinni, ma panin tähele. Et te olete vapralt tirrutanud ja nüüd hüppan korraks Tartusse ja kas usun, et te teate, kes oli see tubli sõnalooja enne Johannes Aavikut, kes soovis, et me teki asemel kasutaks sõna vaip. Ta ütles, et vaiba all tuleb palju mõnusamini uni peale. Kes see oli? Meie suur laululooja ka. Karl August Hermann, just, Jaan saab 5. Nii, ja palusin Tartu Kunstikooli õpilastel illustreerida neid 2 sõna, tabades nii palju sarnasust kui võimalik, aga ometi tuues välja ka erinevuse. Nii et tekk ja vaip ja õpilane kirjutas armsasti juurde, et ma ise olen teki all, aga vaipa kasutab tekina minu armas kass. Siis Karl August Hermann soovis, et me germanismuse kahvli asemel kasutaks sõna ahing. Tartu Kunstikooli õpilased tänapäeval tajusid seda vahetust sellisel kujul. Ja vorst kõlas neile märksa lahjemana, mauk märksa matsakamana ja mahlakamana. Et ütlengi, et need sõna ülesanded kõlavad õpilastele esialgu lihtsalt. Ei olegi pikka juttu, õpetaja näitab ühe näite, ühe sõna, aga tegelikult see ülesanne peidab endas palju rohkem. Ei ole nii lihtne. 2 minutit saan hakkama. Mul oli väga suur soov tuua teile Johannes ja Joosep Aaviku Majamuuseumi aiast nii mitmuse osastava Naumo, ja, aga need õunad siiski peavad natuke veel küpsema. Aga selliselt siis tunnetas üks Tartu Kunstikooli kujundusgraafik, et puuvili on selline kuivem, aga naum, ta kohe, ma mäletan, ta näitas mulle, et siis on kohe tunne, kuidas sa hammustaksid mahlakat puuvilja. Ja see on siis kõige värskem töö, samuti ühe kujundusõpilase töö Kuressaare ametikoolist, kes lõi Johannes Aavik 145 märgi. Kasutas tolleaegset fonti ja siis sellega me jäime juhendajatena nii palju rahule, et oleme ka ise kasutanud ja reklaamisime ka tänast konverentsipäeva selle märgiga. Mul jäi veel palju näitamata, kuidas me uusi sõnu lõime ja nii edasi, aga aeg on täis. Aitäh! Nii, suur tänu Eritile selle sõnaluulemängu, sõnamänguluule eest
kuni teised võib-olla mõtlevad, mul tekkis seal esimese tänavasildi juures veel üks seos, jah, et mitte ainult kaste heinas ja hakklihakaste, vaid kust saab kaubakaste. kust saab kaubakaste ja kui kirjapilti mitte vaadata, võiks ju ka minna, kas te soovite kaubakaste, et ka sellise mängu saaks teha. Küsimusi? Sirje soovib küsida. Sirje, ma kuulen sind, ma arvan. Kui sa Pariisis ringi kooserdasid, kas sa leidsid niisuguse tänava, mille nimi oli Ulme? Ei, sa pead mulle ütlema, kus see on. See oli vana Sorbonni läheduses, ma seal jalutasin ringi ja vaatasin, et issand, Ulme tänav, et see on nii Aaviku sõna. Aga tead, peant on sellel, et sellel tänaval oli kool, kus Antoine Chalvin koolis käis. Millised seosed ja Ulm vist ei olegi Johannes Aaviku sõna, on ju nii? Ei ole. Priit Põhjala juhuslikud sõnalood lükkavad selle ümber. Mul ei ole meeles, ma püüan kogu aeg meelde jätta, aga ei ole veel kõik Aaviku sõnad ja lood. Aga suur tänu ka Vihmade perele, ma tõesti olen Chalvini raamatut, see on mul iga päev kaasas, see on kapsas, õnneks mul on neid mitu ja samamoodi tõesti ma iga päev käin Helgi raamatuid lappamas, et Maja muuseumis on imetore töötada, sest niivõrd hea põhjalik materjal on tänu seltsi tegemistele ja Antoine Chalvini tööle mul iga päev varnast võtta. Sa ei rääkinud üldse sellisest esimesest oma suurest Aaviku tööst, mille sa oma abikaasaga tegid, see on see Aaviku mäng, et õieti niimoodi jõudsid sa minu tutvusringkonda selle mängu kaudu. Ja see ei tööta praegu, tehnoloogia ja programmid uuenevad, nii et see ongi praegu natukene varjusurmas ja ma ei näidanud ka kõige uuemat mängu, mida ma praegu kasutan, see ei ole veebis, meil on üks, Oliver praegu teeb, ma loodan, kui mina siin räägin, teeb Oliver veel ühte Aaviku asja, aga ma väga loodan, et seda saab nädala lõpus näidata, selle avalikustada, nii et kogu aeg on midagi töös. Jah, aitäh, Kaarina. August Annist, jah. Aga Aaviku auks tuleb öelda, ta ei olnud selles mõttes enesekeskne. Ta propageeris sõnu, võttis oma sõnastikke, mis tema põhimõtetega kokku langesid ja ei võtnud au endale, vaid kutsus kõiki üles sõnaloomele ja tutvustas ja propageeris neid, mis tema meelest sobisid.